Nii, tere! Täna on meile tulnud loengut pidama Aleksandr Jefremov Enefit Powerist teemal Enefit Power OÜ. Varustuskindlustusest, elektriturust ja põlevkivienergeetika väljakutsetest. Nagu alati saadame loengu jooksul välja kohaloleku kontrolli ja siis see palun ära täita. Aga nüüd ma arvan, et võibki alustada ja ma annan sõna lektorile. Ja, tervist, kas mind on kuulda? Ja on küll. Aitäh, kohe jagan ekraani. Tere veel kord ja kui teil tekib küsimusi, palun võib julgesti küsida, et see mind ei takista ja võib küsida kohe, kui tekib küsimusi. Ma räägin siis natukene see varustuskindlusest, muidugi Enefit Poweri vaatest ja räägin ka struktuurist. Viimasel ajal on erinevad muutused toimunud, proovin sellest natukene teile rääkida. Et see on need teemad, mida ma täna tahan kajastada, et üldine vaade, millega Enefit Power tegeleb, siis räägin saartalitusest, mis on meie jaoks uus teenus alates 1. jaanuarist, mis on meie probleemi, töökindlus, natukene ka muidugi Auverest, kuna Auvere blok on kõige suure mõjuga ja mis meil probleemid edasi, mis nagu väljakutset ja nii edasi. Ja kui me räägime natukene endast, nagu siin on uhke pilt, sain ka presidendilt riigi teenuse märgi, see on valge tähe teenuse märk, mis on minu jaoks muidugi suur au ja samal ajal vastutus, et hakkasin töötama siin elektrijaamadest erinevates rollides, mitte kohe elektrijaamadest, vaid Alstomis aastal 2004 ja mul on veel hästi meeles, kui Balti jaamas olid need vanad katlad ja vanad plokid töös ja rohkem kui siin juba 20 aastat, aga liitusin juba konkreetselt, tol ajal oli Enefit energiatootmine aastal 2020 ja alustasin varahalduse juhina ja minu vastutusvaldkond olid soojustehnilised seadmed ja siis juba aastal 2023 juba hakkasin tootmisega tegelema, konkreetselt energiatootmisega, ehk siis elektri pluss soojuse tootmine ja alates 1. jaanuarist 2024 olen juhatuse liige ja minu vastutusvaldkond ongi elektri ja soojuse tootmine. Elekter on meil toodetakse Eesti jaamas Auveres ja Balti jaamas on toodame soojust ja seda soojust tarbitakse ja tarnime Narva linna. Aga muidugi me toodame palju oma tarbijaurud ka iga päev, nii Auveres kui ka Eesti jaamas, et see oma tarbijaur on eraldi teema, kuna see on märkimisväärne kogused. Ütlen teile, et Eesti jaama oma tarbisin bilanss on kuskilt aastas 250 gigavatt-tundi, ehk siis see on kuni 300, ehk see on kokku peaaegu nagu see viimane hanke oli Narva sooja tarbimiseks. Ja nüüd mul on Enefit Power OÜ, meil on suhteliselt uus ettevõte ja siin ma vastutan jätkuvalt energia tootmise eest. Üldiselt struktuur, mis meil on, mis osakonnad ja nii edasi, praegu on Eesti Energia struktuur natukene siin ka muutunud, 3 peamised äriliinid. Meie äriliin kuulub tööstusäriliini, tööstusäriliin, see on Enefit Industry AS ja Enefit Industry OÜ, et nüüd on Enefit Industry OÜ, on meie omanik.
varem oli Eesti Energia omanik, nüüd on Enefit Industry OÜ ehk siis äriliin. Enefit Industry'le kuulub ehk siis konkreetselt veel kaevandused, et Estonia kaevandus pluss Narva karjäär, õlitehased ja varem oli ka Enefit Solutions, nüüd Enefit Solutions on täies mahus, on nüüd Enefit Industry ja osaliselt Enefit Power töötajad. Ehk siis meie omanik on Enefit Industry, aga veel 2 äriliini Eesti Energias on Enefit. Enefit on siis taastuv energia tootmine ja pluss veel müük. No kõik nüüd ülejäänud müük, teenus ja nii edasi. Ja 3. äriliin on Elektrilevi ehk siis jaotusvõrk ja need on 3 põhilised. Kõik muud on juba keskteenused. No praegu ma arvan, et ta on natukene loogilisem, et vähem keskteenuseid nagu oli varem. Ja kokku meil on nüüd 793 töötajat, varem oli vähem. Miks vähem, sest alates 1. märtsist selle kuu algusest liitus meiega ühenes on endise Enefit Solutionsi töötajad, circa 220 töötajad. Et need on peamiselt remondipersonal, kes tegeles ka varem elektrijaamade ja meie seadmete hoolduse ja remondiga. Ja osa inimesi ühenes Poweriga, need, kes töötasid elektrijaamadel, aga need, kes töötasid kaevandusel ja Narva karjääril pluss veel Malmi tehas, nemad liitusid Enefit Industry'ga. Ehk siis nüüd me oleme suur ettevõte, 800 inimest. Varem oli, enne seda oli 550 umbes. Ja mis meil praegu on, meie varad ja meie võimsused? No kõigepealt alustan elektrijaamadest, kõige suurem ja võimsam energiablokk on Auvere elektrijaam, ta töötab ka rohkem, ta töötab kuskilt 600 000 töötundi aastas, oleneb sellest, kui pikk seisak on. Eelmisel aastal meil oli pikk kapitaalremont, võttis rohkem aega ja kes siin on keskmine, meie toodang 125, aga see on üldiselt nagu Eesti bilanss, te näete, et põlevkivi on siin kuskilt 1000 megavatti, meie võimsused, mis meil on, siin on 770 on Eesti elektrijaam, 270 on Auvere ja 180 on Balti elektrijaam. Rohkem, kokku on rohkem kui 1000, aga me ikkagi arvestame, et see on üldiselt nagu 1000 megavatti. Ja toodang, oleme võimelised toota rohkem, aga eelmise aasta toodang oli 1,6 teravatti, ehk siis 1300 gigavatt-tundi. Aga võimekus on suurem. Töötame vastu turgu ikkagi ja vastavalt turule siis oleme, kas töötame või mitte. Siin ülejäänud on meil muidugi, kui te näete, siin on ka tuulikud, et võimekus on 1,5 teravatt-tundi. Siis on ülejäänud, ma ütleksin nii, gaasijaamad, Utilitas, Tartu ja need väiksed turbiinid, kokku ikkagi juhitavad 125 megavatt võimsust, aga kokku toodavad ka kuskil 1 tera. Ja 130 on siis uttegaas, see on ka märkimisväärne uttegaas, meil toodetakse meie õlitehastes, ja hüdro on Eestis väike osa ja nüüd on väga suur osa ka päikesepaneelid. On olnud ka, et oli peaaegu siin Baltikumis oli üle 1000, Eestis oli kindlasti seal 800 ja see muidugi on ka nüüd muutunud märkimisväärseks koguks.
NMAK ja meie jaamad, kuidas siin, mis plaanid on? No NMAK-i kohaselt, et põlevkivi elektri tootmine peab lõppema aastal 2035, aga on ka erand, et juhul, kui selleks ajaks ei ole piisavalt uusi juhitavaid võimsusi, siis põlevkivi ikkagi jätkub. Praegu veel ei oska täpselt öelda. Ma tean, et Elering ikkagi valmistub ka uue hanke korraldama võib-olla aastal 2030, aga praegu ikkagi nad küsivad ka meie käest, mis on nagu teie võimekus, kas on tehniline nagu võimekus edasi töötada või mitte. Meie vastus, et jah, on võimalik, aga see sõltub ikkagi finantseerimisest. Kui raha leitakse ja kui meil on rahaallikas, millega meie kulud katta, no siis on võimalik. Aga loomulikult on vajalikud remondid ja hooldus ja nii edasi. Kuskilt meie püsikulud on ka avalikud andmed, on 60 miljonit, aga ikkagi on vaja, iga aastaga on natukene rohkem vaja, aga selle 60 pluss natukene suudame seda nagu võimekust hoida ka edaspidi. Kas tulevad need kõik 1000 megavatti on võimalik asendada või mitte? Ma ei tea, siin on ka näha, et näete, olete vist seda nagu sellega ka tutvunud, aga vaatame koos. Et kui me vaatame, siis kui praegu on veel vaja 1200, siin on näha seda juhitavat võimsust, siis alates 2030, see peab olema, kui ma ei eksi, 2300, ehk siis vajadus suureneb. Siin näete, 2035 on 2100, vajadus suureneb, meie osakaal väheneb. Ja selline plaan olemas ka, et millega asendatakse, see 200, võib-olla keegi midagi küsib, aga kui on küsimusi, siis palun küsige julgesti, et äkki diskuteerime koos. Et see osakaal ikkagi, meie osakaal väheneb, aga üldiselt Eleringi arvutuse kohaselt juhitavate võimsuste vajadus suureneb. Siin tekib küsimus, mille arvel. Praegu on see 236 on väga palju, seda nagu pilti ei muutu. Tuleb midagi juurde ehitada. 2030 tuleb hanke. Kas on võimalik 1000 megavatti selle 5 aastaga ehitada? Ei ole kindel. Aga see on meie nagu, see on ikkagi Elering vastutab selle varustuskindluse eest ja nende arvutused näitavad, et juhitavate võimsuste vajadus suureneb. Ja Elering ka seda on juba rõhutanud, et suur vajadus tekib 2035, 2035. aastal, kuna meie võimsused juba, tõenäoliselt osa neist vähemalt võetakse nagu töölt ära. Selline pilt. See on üldine pilt, kas see muutub või mitte, võib-olla muutub, aga me ikkagi arvestame sellega, et vähemalt me praegu kuni 2035 on meie võimsused vajalikud. Mis kujul, kas see on saartalituse meede, nii nagu praegu on? Ja palun. Natukene ei kuule. Okei, jätkan, et või strateegiline reserv, mis on nagu põhimõtteline vahe, et strateegiline, kui osutakse strateegilise reservi teenus, siis sellega turule ei pakuta ja need võimsused on nagu ainult ootavad Eleringi korraldust.
mis kujul see korraldus võib tulla, no ma ütleks, et see on juba eriolukord, võib öelda, et kui on vaja, kui ei ole turult ja võimsusi ja tekib suur ebabilanss. Ja teine võimalus, nii nagu praegu on saartalitus. Ja mis see tähendab, et saartalitus meil on võimalus omad võimsusi turule pakkuda, kui tekib võimalus siis teenida, nii nagu talvel olid kõrged hinnad, praegu me ikkagi, täna on keskmine hind 10, sellega ma muidugi midagi ei teeni, teenime ainult kahjumit. Aga üldiselt oleks võib-olla mõistlik, et meil oleks ikkagi need juhitavad võimsused oleksid nagu töös ja turul ja see annab nagu selle bilansis ka võimalust, et juhitavad võimsused oleksid nagu kättesaadavad. Me osutame ka sagedusreguleerimisteenust iga päev. Siin on ka turg on võimalik päev ette pakkuda ja müüa ja teine võimalus ka intraday ehk siis päevas sees ja seda teenust me konkreetselt Aueriga pakume, aga meil on ka kvalifitseeritud 8. plokk, 11. plokk, 5. plokk ja 6. plokk. 6. ploki kvalifitseerisime just 3 nädalat tagasi, natukene võib-olla rohkem. Nii, liigume edasi. Et meie elektrienergia väljastamine, näete siin muidugi siin jaanuar, veebruar on elektrienergia tootmine suurem. Ikkagi, kui ma räägin ikkagi neto megavattides, mitte bruto, ehk siis kui palju on võrku anname. Siin oli ka lausa 850, 800. Loomulikult see väheneb, suvel praegu siin üldse mõned päevad olid ka ikkagi üldse 0, kuna oli Auvere remont. Ja kui siin veebruaris, detsembris on see suureneb. Sel aastal, 2006. aastal meie suurem koormus oli 825, üle 800 megavatti, mis on ka juba, ma arvan, et hea tulemus, ehk siis oli kindlasti üle poole Eesti sisetarbimisest. Et võimekus on, tehniline võimekus on vaja jätkata seda nagu hooldusega ja muidugi selleks on vajalikud, meil on püsikulud väga suured, et kuskilt 60 miljonit aastast olenevalt sellest, et kas me toodame või mitte. Et see toodang ikkagi meie arvutus on muutuvkulud, aga püsikulud ei sõltu sellest, kui palju me toodame, kas me toodame 100 megavatti, 200 või 600, et need püsikulud jäävad enam-vähem nagu samaks. Siin on juba 2006. aasta pilt, näete, siin oli 850, millest ma rääkisin juba siin veebruarikuus, 875, ja natukene siin detsembris meil oli üldse 0. See vastab teele ja jaanuaris ka, 5. jaanuarini meil olid kõik plokid reservis, kuna elektri hind oli nii madal, et ei olnud nagu mõistlik ja turupõhiselt neid töösse panna, aga ütlen kohe, et meil on ka 3 õlitehased ja 3 õlitehased, kui nad töötavad ja toodavad õli, tekib ka ta ei ole nagu ta ei ole, ma ei ütleks, et see on see on kõrvalprodukt, ehk siis kõrvalprodukt on UTE-gaas. UTE-gaas, tal on kütteväärtus on väga sarnane maagaasiga, ehk siis keskmiselt 40 megajoulit 1000 kuupmeetri kohta, ehk siis seda saab nagu kenasti kasutada, seal on muidugi
tekivad erinevad probleemid, aga kus me seda nagu põletame, et tervikus see töötada ei tohi. Ainult avariijuhtudel, kui on juhtunud avarii kuni 24 tundi, tohib tervikule töötada, aga üldiselt seda tuleb utiliseerida ehk siis põletada koldes. Me põletame seda, kui elektri hind on ütleme nii, et üle 100, siis on okei. Vähemalt Auvere töötab ja põletab. Auvere suudab põletada kõige 3 tehase gaasi. No see on keskmiselt 80 000 kuupmeetrit tunnis tekib. Aga kui hind on madal, nii nagu täna või homme, siis Auvere turule ei pääse ja seda kuskil tuleb ikkagi põletada. Meil on veel katel 5A katel. 5A katel suudab põletada see on üks korpus ainult kuskilt kuni 13 500 kuupmeetrit tunnis uttegaasi. Ja see tähendab, et töös võib olla Enefit 280 tehas ja teine ainult üks vanadest tehastest. Meil on 2 Enefit 140, ainult üks, 2 ei mahu. Et 2 mahuksid on vaja, et töötaks veel teine korpus, 5B katel, aga see on väga, väga kulukas, et väga suur kulu. See ei ole nagu majanduslikult otstarbekas. Ja vot selline, see on väga, väga ilus pilt, et see muidugi muutub, et näiteks meil on alates homsest on 0, Auvere homme turule ei pääsenud. See on ka võib-olla suur saladus ei ole, et Auvere nagu oma hind on kuskil seal 100, seal nagu 100 pluss miinus. 8. ploki muutuskulu, see muidugi see ainult siis, kui nad töötavad mitu päeva. Et kui me võtame käivituskulu, käivituskulu on ka suur, siis mida väiksem on toodang, seda suurem on seda erikulu. Ehk siis üheks päevaks seda nagu ei ole mõtet käivitada, aga kui meile energiakaubandus teeb arvutusi, siis võtab arvesse ka üle järgmise päeva hinda. Ja sellest hind kujuneb. Kui nad 8. plokk töötaks stabiilselt, siis oleks toodang suhteliselt stabiilne ja kulu oleks kuskil 120, 130 sealkandis. Ka 11. ploki hind koos soojuse toodanguga, kas kuskil seal 120. Need on suurusjärgud, millega me võime turul olla, need CFI plokid. Kui me räägime DESOX plokkidest, need vanad katlad, seal on 200 pluss, 200 seal mitu päeva peab olema hind, et nad oleksid turul. Ehk siis kõige konkurentsivõimelisem on meil Auvere energiablokk, siis 8. CFI plokk Eesti jaamas ja 11. plokk Balti elektrijaamas. Need vanad DESOX-id ikkagi need ei ole turukõlbulikud. Lihtne mitte arvutus, vaid lihtne analüütika, et mis on meie eelneva 3 päeva keskmine hind on 30. Aga oma hind on, kui mitu päeva töötab, oma hind on 120 pluss või 130. Loomulikult turule ei pääse. Isegi Auvere ei pääse turule. Mis on, nüüd räägime natukene varustuskindlusest. Meie suur mure oli siin, kui te näete, et meil on vaja elektrijaamade töötamiseks on vaja suhteliselt palju jahutusvett kondensaatorisse lisada ja Auvere võtab kuskil, ma ei tea, seal meil on sekundis on seal 7 kuupi. Ehk siis need on väga suured kogused. Ja kui naaber ja kui Venemaa neil on võimekus seda nagu nemad, kui panevad nagu või teevad vastupidi, need tüüsid lahti avanevad ja vee tase langeb kriitiliste piirini, siis meil lihtsalt ei jätku
jaotusvett ja plokid ei suuda töötada. Ja kuna see oli risk väga kõrge, siis oli otsus ja see oli tehtud ka omaniku, no Eesti Energia omaniku abiga, kuna selleks on vaja ikkagi eraldada ka raha, see oli Enefit Poweri raha tegelikult, aga oli vajalik otsus. Ehitasime avariipumpla. Et see avariipumpla on täiesti töös, katsetame iga nädal. Õnneks ei ole veel vajadus seda kasutada, no kui mis juhul seda on vaja kasutada siis, kui on ka kriis. Et see on kriisiolukord ja kui Narva veehoidlas see veetase langeb kriitiliseni piirini. Loodame muidugi, et see ei juhtu, aga me oleme selleks valmis. See oli väga kiiresti tehtud, no siin näete pildid, no siin on, näete, see on ekskavaator. Ikkagi väga massiivne ehitus, no see on ekskavaator ja need on, no näete, need on pumbad on väga võimsad ja need torustikud ka. Ja kui see vesi langeb, siis me suudame seda nagu oma nii-öelda jaotusveekanalisse pumbata ja mitu plokit jätkavad tööd. See oli, mis oli tehtud just natukene paar aastat tagasi. Mis on selle projekti erisus on see, et me saime kõik, no selle erand ikkagi riigi tasemel saime need erinevad erandid ja need ehitusluba ja nii edasi, no selline kõik vastavalt seadusandlusele muidugi, selle ei olnud mingit kõrvalekaldeid, aga selline võimalus on ja oli kiiremas korras oli kõik väljastatud. Nii ta nüüd välja näeb, ehk siis siit me pumbame sisse ja see on siis juba, siin on lüüsid, need on tavaolukorras, nad on avatud ja kui on vaja, paneme need kinni, pumbame siit sisse ja siit juba jaotusveekanalisse ja jaotusveekanal juba sinna läheb edasi elektrijaamadesse. Nii, nüüd on saartalituse leping, et mis see saartalitus, no saartalitus, see on meede, ma arvan, et te olete teadlikud, et no see juhtub siis, kui meil on välised ühendused ei toimi, et ei toimi meil kolm liini Lätiga, ei toimi korralikult Estlink, no Estlink Elering arvestab sellega, et Estlink maksimaalselt suudab 400 megavatti, mitte rohkem. Ja tuleb ja oleme saarrežiimis, et mis siis teeme. No meil on, nagu ma juba mainisin, võimekus on. Aga meil on lepingu kohaselt sellised tingimused. Me peame täitma ja varustama 10 päeva jooksul 1036, no 930 talvel 932 megavatti tunnis. Ehk siis kokku 10 päeva peame seda tagama. Kas on võimalik või mitte, no meil on selline kohustus olemas, me lähtume sellest ja teeme kõik, et seda nagu täita. Kas täidame või mitte? No siin on lepingu allkirjastamine, meie jaoks on elu, no ütled nii, et Enefit Poweri jaoks see on elujäämise küsimus. Kui sellist lepingut ei tuleks, kui see meede ei oleks, siis me oleme võib öelda, et pankrot või ma ei tea, kas riik või omanik peab seda finantseerima, et me ei ole, need püsikulud ei ole võimalik katta ja turult, nagu ma juba mainisin, nii piisavalt teenida ei saa. Ja siin te näete selline tabel, ehk siis Y-teljel on võimsus kuni 1200
ja XTL-il on kalendriaeg. Ja need erinevad värvid on meie energiaplokid. Et siin on lilla värv on siis Auvere jaam, siis on Balti 11, siis on 3. plokk, 4., 5., 6. ja 8. Ja mis toimus siis jaanuaris, 1. jaanuarist 1. kuni 5. No kõik plokid, siin te näete võimekus. See tähendab, et plokid on turul, see tähendab, et nad töötavad ja väljastavad elektrit. Meie peamine eesmärk tagada töövalmidust. Töövalmidust selleks, et meie plokid saaksid töötada vähemalt 10 päeva jooksul. Ja siin te näete meie võimekus, et meie lepinguline kohustus on talvel 932 megavatti võimsust peame tagama. Ja kui see piir, see liin või kui me täidame, ehk siis kui need erinevad värvid on üleval, siis tähendab, et me oma kohustust täidame. Aga kui ta läheb allapoole, nii nagu alates 9. jaanuarist, see triibuline tähendab, et nii palju me oma kohustust ja võimekust ei taga ja lepingut ei täida. Mis siis saab? Siis meil vähendatakse seda maksumust. Kas on palju või mitte? No ma ütlen, et kahe kuuga see on kuskilt 700 000 võib-olla. Ehk see on väga suured summad. Ehk siis ei ole keegi me ei anna seda tasuta või lihtsalt raha. See on müüt, et me pingutame ja me peame igapäevaselt pingutama, et seda võimekust tagada. Ja mis juhtus 9. jaanuaril? 9. jaanuaril kahjuks meil tabas Auvere jaamas rikke. Ja Auvere jaam läks avariiremonti. No pikaks ajaks, see oli suur ebaõnnestumine meie jaoks. Kõige talvel läks, aga ikkagi õppime sellest, veel praegu see uurimine veel jätkub. Ja kohe -270 megavatti. Ja -270 megavatti, mille hakkas seda juba mitte täitmise aeg nii-öelda. Mis see 270 megavatti meile tähendab? Et kokku meil on praegu 1000, kui kõik varad, kõik energiaplokid on tööks 100% valmis, siis meil on 1225 megavatti võimsust. Kui Auvere ei tööta, -270. No ei tööta selles mõttes, et ta on avariis. Kui ta on avariis, et ei ole võimekust, mitte reservis, et ei ole tööks valmis, siis on -270 megavatti. Mis see meile tähendab? See meile tähendab, et kõik ülejäänud plokid peavad olema 100% tööks valmis. Kui ei ole, siis kui on näiteks isegi üks katel, -70 megavatti, kõik. Me oma 932 piiri ei täida. Ja kui ei täida, siis rakendatakse maksumuse vähendamist. No lihtsõnas see on võib öelda, et see on trahv. Ja selle mitte täitmise eest me raha ei saa. Need on meie kulud ja märkimisväärsed. Aga mis saab siis talvel? No loomulikult, kuna talvel olid suhteliselt kõrged hinnad, töötasid ka vanad plokid. 3., 4., 5., 6. No nad on üle nende vanus juba rohkem kui 50 aastat. Kui nad töötavad, siis tekivad rikked. Lekked, peamiselt lekked. Ma arvan, et see on 20% meil oli selle aasta jooksul. Ja teised rikked, seadmed ei ole uued. Ja kui tekivad rikked, loomulikult me kohe vormistame turuteade, et see plokk ja selle ploki võimsus väheneb nii palju, kas
70 megavati või 100 megavati võrra, oleneb plokist ja hakkame remontima. Kui remont on tehtud ja võib öelda, et tagasi paneme see plokk reservi, ta on võimeline, ta on tööks valmis ja siis see võimekus tagasi taastatakse. Vot niimoodi see süsteem töötab. Aga 1. aprillist on see võimekus väiksem või see kohustus väiksem, kui loomulikult talvel on nõudlus ka suurem, ehk siis 1. novembrist kuni november, detsember, jaanuar, veebruar, märts on see miinimum 932 megavatti. Aga 1. aprillist kuni oktoobri lõpuni on 394, circa 400. Ehk siis võib öelda jälle, talvel on circa 1000, suvel on circa 400. 400 võimekust tagada on muidugi palju lihtsam, kuna varu on olemas, aga ka tuleb jälgida, et kui palju meil on ikkagi, et seda, kui mitu ploki paralleelselt remondis, seda ka ei tohi tuleb jälgida, et alla selle piiri ei satuks. Ja teine, ma pean ka mainima, et meil on ka kehtivad omanikuootused. Omanikuootused see on meie üldkoosoleku Eesti Energias on rahandusminister, et rahandusministri omanikuootused kehtivad ka. Ja nende omanikuootuste kohta me peame tagama talvel 900 megavatti neto võimsust, aga suvel 600. Ehk siis seda tuleb ka täita, et 400 on saartalituse lepingu kohustus, aga veel 600 on see omaniku ootuse täitmine, mida me peame ka järgima. Kas on küsimusi selle saartalituse lepingu täitmise kohta? Et võib-olla on natukene, ta on muidugi, kui iga päev sellega tegeled, siis ta on kõik kui see koostat on selge, aga võib-olla kui inimesed vaatavad seda väljast poolt, et võib-olla tekivad küsimused. Mis on muidugi siin ka tuleb tähelepanu pöörata, te näete, et siin on see auk Auverega. Oli alates 9. jaanuarist kuni 6. veebruarini või Auvere oli mitteplaanilisest remondis. Ja see oli, kus meil oli triibuline, kus meil oli seda mitte täitmise. Ehk siis see on näide sellest, et kui oluline Auvere plokk meie jaoks. Ja kui Auvere on tagasi, siis pluss 270 megavatti on tagasi, siis edasi on palju seda lihtsam tagada. Okei, kui küsimusi ei ole, ma kahjuks ei näe, kui on käed püsti või ei ole, siis võtke mikrofon välja ja rääkige. Teil on chati paar küsimust tulnud, kui te seda saate vaadata. Ma teen chati lahti. Nii, millise võimsuse jahutamiseks varupumpla on ette nähtud? 700 suurusjärk 700 megavatti. Kui ma täpselt kontrollin üle ja võib-olla lihtsalt siia chati, aga 700 kuskil. Tere, palun täitke ära. See on võib-olla osalejate, jah, see on teine. Kas Auvere mitme suure remondiga peale ehitaja garantiiperioodi lõppu on nüüd põhiosalid sellised korrastatud, et tema töökindlus on pikaks ajaks tagatud? Ma teate, kui ma ütlen seda kindlalt, jah, ma ei taha seda teilt midagi maha müüa, te olete ikkagi energeetikud, aga teeme nii, ma näitan teile slaidi. See on faktipõhiline slaid ja andmepõhine slaid. Siin te näete Auvere töökindlust. Et Auvere töökindlus, nii see 2020 ma võtaks miks see erand, et 2020. aastal olid hästi madalad hinnad ja Auvere oli reservis. Kui Auvere plokk on reservis, siis see töökindlus on, kui plokk on reservis, ta on tööks valmis, et see töö valmiduses ja tema töökindlus ikkagi 100%.
kuna töökindlust arvutatakse mitte ainult siis, kui midagi töötab, ja siis, kui ta on töövalmis. Aga üldiselt vaatame, oli 70, 50, 75, 60 oli suhteliselt madal. Mis toimus? Aga 24, 89, peaaegu 90%, 25, 87%. No te küsite, mis on meie eesmärk? Meie eesmärk on 88. 88 natukene siin ei täitnud, üldiselt energeetikas kui 90 pluss, siis on väga hea. No me ikkagi arvestame sellega, et meil on mõned piirangud, et 88. Ja kui me vaatame need numbrid, siis ma vastan sellele küsimusele, et jah, kõik need probleemid, mis on olnud, on nüüd lahendatud. Mis olid kõige suuremad probleemid? Meil on Auveres, siin te näete pildi. Kas te näete minu selle pointi? Punane. Ja. Et te näete, need on tsüklonid, aga siin need on välissoojusvahetid. Milleks need vajalikud on? Need on viimased, need on siin asuvad ülekuumendid, auru ülekuumendid ja need auru ülekuumendid on protsessi osa ja siin aur üle kuumendatakse. Aga siin põlemist ei toimu. Temperatuur on 850 kraadi. Aga kus see temperatuur tuleb? No tulebki see biplokk, et see tuhk, mis tekib koldes, satub, juhitakse tsüklonidesse ja tsüklonidesse tuhk läheb tagasi kas koldesse või osa selle tuhast läheb välissoojusvahetitesse. Ja siin olid disaini viga, see oli katlaehitaja oli Alstom ja pärast General Electric ja siin tekkisid lekend riputustorudes. Kuna riputustorudes alati toimub kui ta metall alati natukene nagu, kas liigub, see on teada ju, liigub. Ja kui tekkisid seal keevituskohtades pinged ja tekkis mikropragu ja pärast see pragu arenes ja tekkis leke. Ja kui tekib leke, seal on ikkagi auru rõhk on 150 baari, väga suur rõhk ja see lõikas naabertorusid ja tekkis ka see kõige väga suur mure. Ja see nende lekete kõrvaldamine tekkis kaua aega, ei ole nii lihtne nagu seal vanades plokkides, kõik on juurdepääs olemas, seal juurdepääs ei ole. Nad on väga omavahel väga tihedad ja see tekitas pikad seisakud. Ja mis me tegime, siin on näha, aastal 2022 alustasime ja vahetasime välja. See maksis, 12 miljonit oli need investeeringute maksumus pluss miinus suurusjärg ja vahetasime kahes esimeses aastas. Vaata, miks kahes, et meil oli vaja ikkagi need arvutused on üks asi ja teooria arvutused ja teine asi, kuidas ta tegelikult on ja kuidas ta praktikas on. Vaatasime kõik auru temperatuur jääb samaks, toimib, probleemi ei ole ja vahetasime veel 2. Ja nüüd on need kõik 4 soojusvahetis on juba ära vahetatud. Ja te näete, et töökindlus on paremaks läinud. Kui te küsite, aga mis see toimus jaanuaris, siis jaanuaris toimus müüritise avari. Siin te näete seespool on see soojusvaheti, see on sein, siia satub kuumtuhk. Kuuma temperatuur on 850 kraadi ja siin on sein, see on metallist sein, metallisein ja müüritis. Selleks, et seda nagu tuhajuga, võib öelda, tuhajuga ja tuhavool juba edasi sujuvalt, edasi ta nagu juba voolaks tuhk sujuvalt ja seal edasi on need kõik auru ülekuumendid. Ja mis juhtus?
praegu on põhiversioon ikkagi, et see olid tööde teostamise käigus olid tehtud vead ja need vead ikkagi ongi põhjuseks selleks, miks see müüritis hakkas lagunema ja siin ta näed, et siin ta peab olema täis. See täis on esimene kiht on 150 millimeetrit, teine on 100, ehk siis 250 millimeetrit on see müüritis. Tegelikult ta hakkas lagunema, kuna see tuhajuga on ikkagi väga kõva, eks see lagunes, me seda muidugi ei näinud ja kuna metallikaitsekiht lagunes ja müüritist ei olnud, siis metalli temperatuur muidugi hakkas suurenema ja siin tekkis pragu. Ja pärast lõppkokkuvõttes kõik see nagu kuum tuhk hakkas soojusvahetist välja voolama. No see on juba avariiolukord, pidime kahjuks ploki seiskama. Mis me tegime? Me vahetasime kõik need kõik 4 seinte müüritis. See töö tegi osaliselt siin kohalikud Solutions inimesed, aga tööd tehti Calderis. Calderis on Soome firma, Soome müüritise firma järelevalve all ja Calderis tegi oma inimestega ka, ehk siis 4 seinat võib öelda välja vahetatud täielikult. Ja seega meil on ka planeeritud madalrõhu ülekuumendi rekonstrueerimine ehk siis moderniseerimine. Peatöövõtja on Sumitomo Foster Wheeler, see sama firma, kes ehitas siin 8. ja 11. ploki. Neil ikkagi pädevus on, me teeme moderniseerimist ja seal ka olid mõned disainivead, tuleb tunnistada. Õnneks seal veel nii fataalselt nagu avariid ei põhjustanud need disainivead, aga et seda ennetada, me ikkagi vahetame need, et moderniseerime ja tööd planeeritud selleks aastaks ja see kestab 2 kuud ja tehakse see madalrõhu ülekuumendi moderniseerimine. No samm-sammult, et iga aastaga parandame need vead, mis olid kahjuks tehtud ja lähen selle küsimusele tagasi. Praegu ütlen, et teeme kõik, mis on võimalik ja Auvere jaama töökindlus on nüüd tagatud. Nii, järgmine küsimus, mis on tõene põhjal kahjumiga tootmise põhjusteks? Oma tarve aur on suur, oma tarve, et meil on kogu energiakompleks tarbib palju auru. Konkreetselt te küsite, kui palju täna? Täna on kuskilt 50 tonni tunnis, et talpea on enam-vähem 1:1. Suurusjärk natukene seal võib-olla, kui täpselt arutada, natukene väiksem, suurem, aga kuskil 40 soojus megavatti meil on oma tarbe. Selle eest meile keegi ei maksa, selle eest me raha ei saa. See on oma tarbe, on 40 megavatti. Talvel on see võib-olla kuni 100 megavatti. Kui käivitame katla, siis näiteks Auvere tarbib kuskilt 25–40 megavatti tunnis oma tarbeauru. Ehk siis need on suured. Vastus on jah, oma tarbeaur ja kaod ei ole väga suured, kaod ei ole põhjuseks, et oma tarbeaur, et neil on kuskilt, meil rahas on kuskilt
praegu ütleks miljonitest, et võib-olla 20, no meil on arvutus tehtud, aga ma siin natukene ka ikkagi, et ei tahaks anda valet numbrit, teisest küljest ei tahaks, ei ole mandaati kõik need numbrid välja öelda, aga ütlen, et et need on miljonites. Et oma tarbija on kõige suurem ja oma tarbija kõige suurem muidugi püsikulu on personal. Meil käib, me peame tagama personali valmisolekut, et kui me räägime remondimeestest, neil kuskilt võib keevitajaid või klõpsepaid või isegi müüritise turult osta ja hanket korraldada, kui me hanke korraldame operatiivpersonali jaoks, need energiaploki massinistid ja operaatorid, neid me turult ei leia. Ja nende küsimuse, kui palju aega võtab õppe, ütlen, ei ole ei üle hinda, kui ütlen, et 5 kuni 7 aastat energiaploki massiniste õppe võtab aega. Oleneb sellest muidugi, kui ta on, oleneb inimeste võimekust, aga see võtab nii palju aega. Ja. Nii. Ehk siis kokkuvõte. Oma tarbija on suur kadu, ütleks kuluallikas, ütleks kolmandik, isegi võib-olla rohkem. Teine kolmandik on personalikulu ja kolmas kolmandik on remont ja hooldus. Nii, milline tavapärase aasta hooldustundide arv? Eelmine aasta oli kuskilt 500 500 ja üle-eelmine oli 6000, ehk siis 5 kuni 6000. Ja tootmise jätkamine, kui turuhind on ala tootmise oma hinna, tuleb seisata ja paraku ei ole midagi teha. Tuleb seisata ja siis meil töötab katel 5A ja 5A põletab uttegaasi. Praegu on see meie nii-öelda strateegia või taktika. Strateegiliselt muidugi meil on nüüd, olete vist kuulnud, et on projekt viiendab just see sama katel, mis põletab uttegaasi, et ta tulevikus toodaks sooja ja tarbiks ja seda varustaks Narva linna soojaga. See on pikaajaline strateegia, aga lühiajaline ei ole midagi teha, tuleb seisata, muidu on väga suured kulud. Ja lisan juurde ja isegi Auvere, ta on kõige meie ta on hübriidblokk, ma natukene jagan teiega pilti. Ma siin natukene, kuna teil tekkis küsimus, ma arvan, et ma võin natukene siin näitan teile Auvere kütuse profiili. Kuna praegu tootmine on madal, siin te näete Auvere kütuse profiil on järgmine. Primaarenergia järgi uttegaas 40%, põlevkivi 47% ja biokütus 13%. Ehk siis kui te näete, just praegu sel hetkel Auvere elektrijaam tarbib põlevkivi vähem kui 50%. Ja see on tavaline režiim, miinimum on 40%, kui on vähem kui 40%, meil tekivad juba probleemid, aga ma lisan veel juurde, kui meil oleks täiskoormus praegu, siis see biokütuse protsent oleks 30 kuni 35%. Oleneb muidugi isegi täisgaasiga. Et selline see on tunni, see on praegu tunnine, ehk siis Auvere tarbib praegu 15 700 kuupmeetrit uttegaasi, tarbib 78 tonni tunnis põlevkivi ja biokütust on 27 tonni tunnis. Aga võib, et see biokütuse protsent võib olla isegi 35. Praegu on lihtsalt madal koormus ja see ongi põhjuseks.
et Auvere on hübriidenergiaplokk, ta võib, ta kasutab rohkem kui 50% alternatiivseid kütuseid. Okei, lähen tagasi. Meil on jäänud 4 minutit, jah? Õige? Jah. Ja, okei, ma natukene siin top 3 avariid, see on huvitav avarii oli, meil on ka lühis trafo, see on ploki trafo, 8. ploki trafo ja te näete siin, et vanad isolaatorid, no tekib küsimus, aga miks neid ei vahetata? No me teeme katsetused, kui katsetused on tehtud ja need isolaatorid peavad vastu, no milleks neid nagu vahetada. Aga tekib, no muidugi need 4 tükis, kui lühis tekib, siis ühel võib olla lühis, aga teised kannatavad. Et nad ei ole nii, et no kõik 4 aga me vahetasime neid kõik, aga oli lühis trafos ja see põhjustas. Nüüd te näete, need kõige suurem mure meile on need lekked. No te näete need küttepindad erinevad, siin tekib lekke, see areneb muidugi ja need lekkekohad tuleb nagu välja vahetada. No siin on erinevad küttepindad ja lekked on kõige suuremad meie mured. Siin te näete vasakult poolt te näete desokskatel, vana katel. Ja siin te näete, juurdepääsu tagatud, probleemi ei ole, need sirmides võib vahetada ja tegelikult vana katelde remont võtab palju, no ma julgen väita, et vähe aega kui CV-blokkidel. CV-blokkides on need erinevad kohad, kõige suurem, no 9 probleemsed kohtadeks 8. plokil on separaatorid ja Auveres on ka, no Auveres, muidu Auvere töötas eelmisel aastal 5500 töötundi, aga ei olnud mitte ühtegi leket. See on ka nagu, hea saavutus. Et leked on kõige suuremad kohad, no need mis on meie plaanid, mis me teeme selleks, et Auvere töökindlust, lähen tagasi selle chati küsimusele juurde, et low temperature superheater vahetame, low temperature heater, see on meie selle aasta, low temperature superheater, see on kõrgrõhu ülekuumindi oli vahetatud või moderniseeritud eelmisel aastal. See oli tehtud eelmisel aastal ja te näete, et alates 2022, see on välissoojustite väljavahetamine 5,5 miljonit, veel 2, veel 6 miljonit, ehk siis kokku kuskil 12 miljonit ja kõrgrõhu ülekuumindi riputite 1,6 miljonit, Auvere kapitaalremont 2,5 miljonit, see oli tehtud 2024, samal ajal oli tehtud primaarõhu elektrimootori väljavahetamine ja 2025 eelmisel aastal meil oli suur Auvere remont. No ma ikkagi usun, ja tahan uskuda ja usun, et me oleme teinud, mis oli võimalik see, et seda nagu toimus see tuhaleke. No ja see on väga, väga suur ebaõnnestumine. Aga kuidagi, tegime remonti, ei olnud arvestanud sellega, et kui müüritise remonditehnoloogiat tehakse nagu vigu, nii tõsised tagajärjed. Ja kokku 4 aastaga võib öelda, et meil tuleb 32 miljonit. See on Auvere nii-öelda nagu moderniseerimised, aga siin on kapremondid ka 12 miljonit. Ta muidugi vajab suure investeeringut, me loodame, et ikkagi sellega me seda töökindlust tõstame. Aga erinevad teised väljakutsed, see saartalituse lepingu muidugi töökindluse, me alati proovime meie kütuseportfelli ka mitmekesistada, et proovisime oliivkivid, oliivtuumad, nad tulid Aafrikast ja praegu on sealt see kriis, mis te teate, selle
idas ja meri logistika on raskendatud ja ootame, et järgmine järgmine laev tuleb ja toob veel 8000 tonni oliivtuumasid, jätkame katsetamisega. No, need katsutus on tehtud, neid võib kasutada. Milleks me seda teeme? Selleks, et vähendada nii oma kulud, kuna ikkagi biokütust annab meil suurt suhteliselt suurt alahindlust, et suurusjärk 5% biokütust vähendab meie oma kulu kuskilt 2 euri võrra. Nii, siis Balti biokütuse üleviimine, Auvere biokütuse üleviimine, see on meie strateegia, millest me mõtleme, et kas on võimalik või mitte. No kõik on võimalik, oleneb sellest, et mis on nagu võimalus, et see on meie nagu arvutus, et kui 100% 11 plokk ümber ehitada biokütusele, sest siis hind on 60-70 miljonit, kui on ainult osaliselt, et kui kõrgetel kormustel saaks 100% bio ja tavakormustel põlevkiviga, siis on 20 miljonit. No need ei ole veel praegu tasuvust nende investeeringute osas ei ole kahjuks. No siin on ka mõned faktid, et muidugi on vajalik ka uus filter, kottfilter, sest kui me kasutame biokütust, seal on erinevad tolmunormid. Tolmunorm on väiksem kui põlevkivi kasutusel. Praegu meil on 20, siis tuleb 10. No 110 milligrammi püüda ikkagi elektrifiltriga ei ole võimalik. No siin Auvere biokütusele, mis muudatused on vajalik, see on ka võimalik, aga kapitali kulu on kuskilt investeeringu kuni 60 miljonit. Et turutingimustel ei ole tasuv. Turuga me nii palju teenida kahjuks ei saa. No siin on jälle varustuskindluse küsimus, et kui on vaja riigile, siis on võimalik, aga te ise teate, et ikkagi maksab lõpptarbija. Kahjuks nii, et ma näitasin teile kõik meie mured, et te võib-olla nüüd natukene põhjalikult teil on arusaam, kust need kulud tekivad ja miks raha vajalikud. Need on katla muudatused, mis on vaja 11 plokid, mõned tehnilised aspektid. Aga aeg on täis, ma isegi võttis rohkem aega, vabandan, 10 minutit, aga veel on küsimus, et vaatame, mis küsimus on veel chatis. Tundide arv. Nii, tavaliselt kaprimondiplaanid, jah. Et kaprimondid olenevad sellest, mis on meie nii-öelda nagu metalli, katelde ja turbiinide ja energiaplokkide metallide lubatud aeg. Tavaliselt on lubatud aeg ühest kontrollist teiseni, varem see oli 25 000, nüüd me seda vähendame, kuna metall kvaliteet halveneb. Mis metallist me räägime? Kui me räägime katlast aurutrummel, aurutorustikud, aurutrummel ja aurutorustikud, siis kui me räägime turbiinist, siis turbiinist on rootorid, diafragmad, turbiinikorpus, kaitseklapid, aurutorustikud jälle, turbiinilabad, ütlesin, kõik, et milleks seda tehakse, kuna ikkagi toimub metalli väsimus ja selleks, et ennetada avarii. Näiteks, et kui me räägime turbiinist, siis turbiinilabade purunemine. See on meil 8. plokil on toimunud juba mitu aastat tagasi avarii, väga tõsine avarii oli ja veel rootorid ka, ikkagi rootorid, seal on väga suured kormused. Ja see on põhiline põhjus, et ühest metallikontrollist teiseni. Tavaliselt meil on 15 kuni 20 000 töötundi. Kuna plokid töötavad nüüd vähem, kui varem see oli kuskilt 4 kuni 5 aastat kaprimondide vahel. Nüüd see vaheaeg on suuremaks läinud, sest plokid töötavad vähem.
No ma loodan, et ma vastasin küsimusele, et kokkuvõte, et kõige tähtsam on see metallikontrolli aeg, metallikontrolli vaheaeg, nii Auveris kui ka teistel plokkidest. Ja kuidas, kas midagi käib korraga või ei, korraga ei lähe, oleneb sellest, mis on selle metallikontrolli vaheaeg. No eelmine aasta meil oli 11. plokk ja Auvere, aga see ei ole nagu, no ei ole tavaline, ei sattus, 8. plokk oli 2 aastat tagasi. Saab edaspidi välistada ka uut jaama, kas sellist saab edaspidi välistada, kui uut jaama veel ehitada. No ma arvan, et on võimalik, jah, et on võimalik, jah. Et ikkagi, noh, kui võrdleme, no see on normaalne, kui me võrdleme, ma kritiseerida võib-olla ka ei ole nagu ilus, aga no faktid on sellised, et on probleemid toimunud. Et kui me võrdleme see 8. ja 11. blokk, no tuleb tunnistada, et need on ikkagi, nende töökindlus on vähemalt alguses oli kõrgem kui Auvere. See on fakt. Miks ei valitud gaasijaama ehitasime põlevkiviõli töötavat jaama? No jah, okei, see on õige küsimus. Ma olen käinud ka tehastes, kui need toodetakse, need gaasimootorid. Ja ma küsisin ka, kas on võimalik? Vastus oli tootjatelt, kõik on võimalik, aga need kõik katsetused, see on eraldi projekt, see ei ole seeria, see ei ole standardne toode. Need katsutused, no me peame ehitama, katsetama, uuesti midagi moderniseerima, nii edasi. Ehk siis hind, lõpphind, mitte standardse toode hind on kordades suurem. Ehk siis see hind ei ole enam konkurentsivõimeline. Selline vastus oli. Ja need gaasimootorid on ikkagi standardsed tooded, kas võtame Jernbacher või mitte Valmet, vaid Soome firma. Need, kes toodavad, need on kõik standardsed tooded, nagu sisepõlemismootor. Võib öelda, et sisepõlemismootor ei ole midagi muud või nagu see parvlaeva mootorid on väga, väga sarnased. Et selline vastus. Me oleme mõelnud selle peale, aga selleks on vaja eraldi nagu uurima mitu aastat võib-olla, nii nagu kõik need mootorid tehakse ju, ei ole ju nii, et nad teevad valmis ja pärast ei ole vaja midagi moderniseerida. Me oleme uurinud seda, et tootjad ei ole valmis sellega, ainult 10-12 mootorit, see ei ole nende jaoks nagu majanduslikult otstarbekas. Okei, nii, remontiteostanud töötajaga nad arvavad, et töökindlus kannatab seetõttu, et vähempakkumistega investeeritakse odavatesse meie klimaati mitte arvestatud materjalidesse. Ei nõustu sellega. Me ei tee kärpeid materjalides ja me ostame need materjalid, mis on vajalikud ja muidugi, jah, kui me teeme hanke, et tingimus on hind, on madalam hind ja see on riigihanke seaduse nõue, aga ma ei saa sellega nõustada, et me ostame need odavamad materjalid. Ei saa sellega nõustuda ja aitäh, et ma ütlen teile nagu, võin allkirjastada, et teinekord tuleb nii tõesti, et hind on madalam ja võib-olla ei ole alati nagu kõige kvaliteetsem, seda ma tunnistan, et elektrimootorid, viimane elektrimootor, mille Auveres viimane elektrimootor, mis oli ka riigihanke raames, on ABB. Olete vist kuulnud, ABB on, see on nagu maailma tipp. Kui me räägime hanketest, meil on, ma näitasin teile, et moderniseerimist teeb Sumitomo Foster Wheeler. Foster Wheeler on seesama firma, kes ehitas meile 811 plokid. Mis veel näite? Kõik turud ostame vastavalt tootja teadse spetsifikatsioonile. Et ma ei nõustu sellega.
Nii, Wärtsilä oli see Wärtsilä teine tootja, ja õige, jah. No, jah, võib-olla see oma põlevkiviõli küll, jah, seal põlevkiviõliga teate, siin on ka erinevad variandid, võimalikud stsenaariumid, meil on ka kriisi stsenaarium ka olemas, et praegu, miks meil on see nagu nii meil kui ka VKG-l on see nagu kasumlik võib öelda, et põhjuseks on see, et CO2 kvoot on, ma ei ütleks, et ta on tasuta, aga antakse nagu tasuta kvoote. Elektri tootmisel energiablokkides me maksame iga tonni eest. Iga tonn maksab, aga kui toodetakse põlevkiviõli, siis seal on, ütleme nii, praegu ütlen suurusjärk, ärge võtke nii, et pärast, et Jefremov ütles, et 90%, aga praegu on suurusjärk kuni 90% CO2 kvoodid on tasuta. Aga kui tulevikus see muutub, kui see muutub tulevikus, siis on see mõjutab väga, väga kõvasti oma hinnale. Ja praegu on veel, oleme kokku puutunud probleemiga, et see bensiin, ta toodab nii põlevkiviõli, see on raske võib-olla või keskõli, aga tootsime ka bensiini. Ja seda bensiini osteti Afrikas. Aga enam need karmistavad ka need nõuded, keskkonnanõuded ja enam ei ole nagu nõudlus selle bensiini vastu. Et võib-olla tulevikus on see põlevkiviõli on ka ikkagi, seda me teame, et suure väävlisisaldusega. Et võib-olla karmistatakse ja siis on nagu probleem, refineerimistehast ei ole mõtet nagu ehitada. Et ühesõnaga ei ole kõik nagu pikaks perspektiiviks nagu kindlustatud, eriti viimasel ajal. Selline vastus. Nii, aga rohkem küsimusi ei ole, ma suur tänu teile, et teie küsimustele, kui on veel midagi, et nii mina kui Rain võib alati küsida ja me vastame. Kui mõne küsimus jäi vastamata, siis saatke, püüame vastata. Suur tänu minu poolt, aitäh! Aitäh teile ja siis jällegi, kui kellelgi jäi küsimusi üle või tekib küsimusi, siis võib alati meilile saata. Et aitäh jälle lektor huvitava loengu eest. Ma saadan uuesti siis selle kohaloleku kontrolli, kes enne ei saanud. Ja siis minu poolt ilusat õhtut. Ja tehtud, me tänaga.